tere, mina olen Simo ja ma olen sinu teejuht. Teejuht punktist A punkti XY. Ehk siis, mis on minu 40 aasta plaan. Viimasel ajal ma olen tagunud tulist rauda, viinud kokku inimesi, kes on ebalenud. Aga siis mul on visioon, ma räägin neile sellest ja ma räägin neile sellest ja ma räägin neile sellest ja ma ikka veel räägin neile sellest ja lõpuks nad nõustuvad. Aga kohtume siis. Ja siis ma räägin teisele ja ma räägin teisele ja teisele ja siis ma viin neid kokku. Ja niimoodi sünnivad suured asjad. Et sellise põlisrahva tarkuses on printsiip, et kui teed midagi, siis mõtle eelneva 7 põlvkonna peale ja järgneva 7 põlvkonna peale. Väga lihtne. Aga tegelikult, kui me vaatame oma elu, mis ma järgmine nädal teen, mis ma kuu aja pärast teen, mis ma aasta pärast teen ja mina olin ka selles kohas, et ma ei suutnud keskenduda väga kaugele oma visioonides. Ja siis ma sain midagi aru, et elu ei ole perfektne. Me saame seada eesmärke. Me saame neid alati muuta. Aga kui me kord juba seame nad, siis juhtub üks oluline asi meie enda sees. Me mõistame, mida me tahame, kes me oleme. Muidu me proovime asju, hõljume sinna-siia ja midagi erilist ei juhtu. Aga kui on siht, siis me läheme sinna poole, et seda maailma kogeda, muuta või elada sellisel moel, et endal on mõnus olla. Need eesmärgid võivad olla väga lihtsad. Ma soovin reisida Euroopas. Ma soovin abielluda, luua pere, ehitada maja, saada lapsi. 3 last näiteks. Ja ongi eesmärk olemas. Aga võib olla ka midagi suurt. Ja tihti need suured asjad on need asjad, mis on meie enda kogemusel näidanud, et mida me vajame ise siia ellu. Või mida me oskame lahendada siin maailmas. Ja vahest tuleb ka ootamatud asju, mida üldse ei oodanud. Ja see ongi see nii-öelda jazz, see muusika, vaba improvisatsioon, mis tuleb vahele veel, kui me täidame neid suuri plaane. Et kujuta ette, et elu on nagu selline puuvõra, mis niimoodi hargneb igale poole. Ja siis on see tüvi, mis on see peaoks. Ja siis me vahepeal käime seal kõrvalteedel ja lõpuks me jõuame ikkagi sinna ülesse välja. See elu on üks suur liikumine. Ma juba lasteaias rääkisin teistele lastele Jumalast, elu mõttest, kosmosest. Ja ma ikka veel teen seda. Ja ma soovitan igal ühel mõista, mida sa tegid lasteaias ja nüüd teed seda edasi. Ja siis õpid seda kasutama, eks ju. Et praegu näiteks ma jagan sulle väga tugevat ja võimast infot, mis muudab sinu elu. Ja sa saad seda kasutada täiesti tasuta. Ja kui see kõnetab sind, siis sa saad ka minna kaugemale, vajutada siia alla lingile ja osta endale töövihiku, et kuidas seada eesmärke, kuidas tunda raha, kuidas muuta oma need suured ilusad ideed ka sinu enda eluks, sinu elustiiliks. Ja tegelikult asi ei ole rahas, vaid asi on see, mida me loome siia maailma rahaga. Et minu 40 aasta eesmärgid, need on mõnes mõttes väga lihtsalt. Ja samas ka mõnes mõttes need, mis on tulnud minu kogemusest.
näiteks ma olen igatsenud, et oleks selline külaelu siin maailmas, oleks külasid, palju külasid. Ja ma ütlesingi, et ma ehitan oma elu jooksul või aitan välja arendada 100 biofiilset küla ehk siis ökoküla. Ja ma ei mõtle kogukonnad, kus inimesed elavad kommuunis, ei, eraomand igale perele või sellisele leibkonnale omab majake ja siis nad teevad koos, saavad asju teha, aga nad ei pea, võib ka koju minna telekat vaatama. Keegi ei käsi midagi teha, et see on see eraomandi võlu. Aga saab olla ühiseid tööriistu, ühine näiteks toidu kasvatamine, ühine innovatsioonilabor, kus mõeldakse hämmastavaid tehnoloogiaid välja. See kõik saab olla. Ja see on nagu see suur elu eesmärk. Üks hetk oli mul selline eesmärk, et esineda tuhandetele inimestele kontserditega. Tegin seda, et siin on minu digerituu. Et digerituu teeb ikka veel ilusat häält. Aga mul oli kogu aeg ka siin ajus tolpnes see mõte, et aga ma tahaks ju saali, ruumi, kus neid kontserte teha. Aga ma mitte kunagi ei öelnud seda välja, vaid mõtlesin järgmise kontserdi peale. Eks ju, pinge on seal, kus on tähelepanu. Kui tähelepanu on elektriarve maksmisel, mis siis, et vahepeal tulevad väga suured elektriarved, eks ju. Ütleme nii, pinge on veearve maksmisel, eks ju. Meil on tasuta vesi, meil on oma kaev, okei. Kui pinge on telefoniarve maksmisel, nii, eks ju, siis on nii, et sa keskendudki sellele, kui tähelepanu on ellujäämisel, siis sa keskendud sellele ja loodki seda. Aga kui su tähelepanu on selle suurel visioonil, siis sa loodki seda. Ja nii ongi. Ja kui sa lood seda suurt visiooni, siis need kõik väiksed asjad, need tulevad järgi. Ja üks selline hästi tore asi on, et ka need mini-eesmärgid igaks päevaks, et kui sa juba tead oma suurt visiooni, siis sa paned igaks päevaks ka need mini-eesmärgid. Täna on need sammud ja ma teen need ära. Et täna ma tegin näiteks proovi eesmärgi, aga mis siis oleks, kui ma teeksin 400 kätekeertust, et mitte 300? Okei, nüüd on 310 praegu tehtud. Et see, mis siis, kui ma teeksin, mis siis, kui ma prooviksin, mis siis, kui ma teeksin seda. Ja siis tulevadki need asjad saavad tehtud. See on suure visiooni mängimine. Kõik algas sellest, et ma otsustasin, et ma teen päevas 50 kätekõverdust. Siis ma mõtlesin üks päev, aga kui teeks 100? Okei, siis ma mõtlesin, teen 200 juba. Vot nii ongi. Aga suured visioonid, et nende juurde käivad ka ju sellised elulised asjad, et näiteks 40 aasta eesmärk, kasvatada oma lapsi nii hästi, kui ma oskan, ehk südamega. Okei. Käituda vastutustundlikult iga päev. Okei. Mingi moraalipolitsei valvab siin. Aga tegelikult ma pean ise võtma vastutuse oma elu eest. Kui vastutustundlikult ma käitun, eks ju. Ja siis on sellised elu jooksul juurde tekkinud eesmärgid, et ma olen suur tervisetoodete fänn, ma olen igasuguseid toitumiskuure läbinud ja nüüd sattusime hambapastat tegema, mis remineraliseerib ja parandab hambaid. Tegelikult ma ei tohi öelda, et ta parandab hammaste välimust, seda ma tohin öelda. Ja me tegime koertele ka hambapasta, eks ju. Okei, siis järgmine eesmärk. Okei, ma olen loonud hambapasta ja toidulisandite brändi, mis muudab inimeste elusid paremaks. 40 aasta eesmärk. Pole keeruline, et ma juba teen seda, eks ju. Ja siis palju neid eesmärke võiks olla siis? No ütleme näiteks 21, siis hakkad täiega kangutama. Siis sa paned oma aju tööle, et
see 15. eesmärk, see on juba nii raske ja siis tuleb järsku see ahhaa, ma tahan elus seda teha ja sa saad järsku aru, mida sa tahad ja sa teed selle suure asja ümber plaani, mis on selgesti kättesaadav. Sellepärast, et kõige suuremad asjad on kõige lihtsamini saavutatavad ja kättesaadavamad asjad üldse. Näiteks siin on mul selline eesmärk, et loon autofännide ajaloo säilitamise seltsi. Et ma vaatan 40 aasta pärast tõenäoliselt hakkavad autod ära kaduma ja mulle väga meeldivad 20 aasta tagused autod. et see, mille ümber sa nagu hakkad teadvustama neid masinaid, selle ajajärgu masinad tavaliselt sulle meeldivad. Ehk siis minust saab järsku autode ajaloo säilitaja. Vot, et mul on kohe nagu teatud hirmud, et kui ma vaatan aktsiaturgu ja ma vaatan, et see on hästi kõrgel, näiteks need Ameerika indeksid. Mul on hirm, ma ei julge neid osta, sest ma kardan, et kukuvad. Ma ei julge mingisse AI tooteid osta, sest ma kardan, et tuleb varsti see nii-öelda kukkumine. Seepärast, et ma tean ajalugu, ma tean minevikku, mis on juhtunud. Ehk siis mul on hirm, aga samas ma vaatan ka minevikku, et üks selline Soome kõrge sõjaväe inimene, kes on tuttav, et olime tema juures, ta on üle 80 aastane, siis ta räägib mulle hommikul kell 4, võtab David Icke'i raamatu välja ja ütleb, et ma loen praegu seda. Ja siis ütleb mulle, tead, mis on huvitav? Kui mina olin laps, siis meil sõideti hobusekaarikuga. Ja nüüd vaata, kui ilus auto mul on ja vaata, mis maja mul on. Ma poleks kunagi uskunud, et sellised asjad juhtuvad. Ja sellepärast ma juba mõtlen ette, tõenäoliselt need autod kaovad varsti ära. Siis pole enam nii palju teesid vaja, kogu infrastruktuur muutub. Ja mida ma vaatan, milliseks külad muudetakse, milliseid ehitisi, linnu praegu planeeritakse. Inglismaal planeeritakse 1 miljoni linn ehitada nullist. Ja öeldakse, et sellest tuleb biofiilne, ehk siis loodusega järgi disainitud linn, kus on ühistransporditeed ja ise sõitvad autod. Utoopiline, aga varsti pole neid autosid ka vaja. On hoopis mingisugune teine, kas lendav transport või teleportatsioon. Kas või käies koolis, 2. klassis, ma mõtlesin selle peale, et kuidas teha teleportatsioonisüsteemi, et ma astun kodu uksest välja, siis ma teleporteerun kooli ukse ette. Et keegi mõtleb selle lõpuks välja. Millal? Ma ei tea. Ja siis ma olen pannud endale eesmärgiks, et aitan luua sünkroonsusel põhinevat ettevõtlussüsteemi. Okei, kuidas ma teen seda? Ma räägin praegu sulle. See ongi kõige lihtsamad sammud, on tihti ka kõige tähtsamad sammud. Et saad aru, et okei, aga miks ma tahan sünkroonsusel põhinevat ettevõtlussüsteemi? Seepärast, et ettevõtluse põhiküsimus on usaldus, koostöö, abivalmidus ja maailma paremaks muutmine. Ja nii kaua aega, kui ma näen sellist isekust, absoluutset isekust ettevõtluses, nii kaua aega ma näen, et see süsteem vajab parandamist ja muutmist. Et näiteks pankadel on õigus raha juurde printida ja samas nad teevad selliseid suuri kasumeid oma klientide pealt ja samas on inimesi, kes niimoodi vaevlevad ja on näljas. Ja siis ma näen, et okei, me saame kuidagi seda süsteemi muuta ja paremaks muuta. Vaatame näiteks mingi krüptorahasid, okei, nüüd on krüptorahadega tulnud mingeid imelikke asju välja, okei, võib-olla see pole nagu ideaalne asi, aga siis on näha, et keskpangad tahavad luua digivaluutasid, okei, hirmus, nii, okei, aga kuidas ma vaatan edasi neist, okei, kuidas me saaksime luua valuuta, nii-öelda virtuaalse valuuta, mis on hõbedaga tagatud, et on näiteks hõbemündid, tehtav. Kuidas me jõuame sinna? Ma ei tea. Ma alustan sellest, et ma räägin oma ideedest. Ma alustan sellest, ma kirjutan sellest artiklid. Ma alustan sellest, et ma teen oma ettevõtmisi. Ja see on see, et ma ehitan külasid ja ma räägin inimestelt, kuidas me saame majandust muud moodi ka teha omavahel. Nii-öelda energiavahetust, sest raha primaarne form on energia, loov energia, mida me anname üksteisele. Ja osad inimesed suudavad väga hästi ilma rahata elada ja hakkama saada, sest nad kasutavad oma loovenergiat teistmoodi genereerimaks vajalikke ressursse oma soovitud eesmärke täita.
Ja see on ka loov energia, kui sa mõtled, et mul ei ole raha, ma ei saa, ma ei oska. See on sinu loov energia, mida sa suunadki sinna pinge kohta. Ma ei oska, ma ei taha, ma ei saa. Aga kui sa suunad seda loov energiat, kuidas ma saan, ma tahan. Miks mul on? ja siis sa loodki seda. Nii lihtne ongi elu. Aga kui ma hakkan rääkima manifesteerimisest või mingist asjast, paljud inimesed ei saa sellest aru. Või kui ma proovin läheneda näiteks sellisele inimesele, kes võitlebki selle isekuse nimel, et ja siis ma ütlen talle, et see on loov energia. Kuidas ma lähenen talle? Siis ma ütlengi, et aga seame eesmärk, paneme eesmärgid kirja ja vaatame, mis see süda tegelikult tahab, millist elu me tahame oma lastele, oma lastelastele ja läbi selle me loomegi nii-öelda oma unistuste elu. Aga võib-olla sa ei taha lapsi ja nii edasi, aga siis sa panedki kirja, mida sa tahad kogeda, mida sa soovid siin elus kogeda. Soovin tunda armastust, hoitust, lubamist. Okei. Mis kogemusi, siis panen kirja, et soovin käia paatidega järvedel ja mere peal. Okei. Soovin kodus veeta aega. No siis ongi, et okei, kuidas me siis teeme kõik need asjad võimalikuks. Ja mõni manifesteerib omale võimalusi läbi teiste inimeste. Täiesti tehtav. Vot, ehk siis, kui sa näed suurt pilti, kui sa tirid ennast välja need 21 punkti, võid alustada ka 11-ga, mida sa soovid 40 aasta pärast olla kogenud siin elus, minu eesmärgid 40 aasta jooksul, siis sinu pilt juba tohutult muutub. Ja kui sa tahad veel sügavamale minna, siis vaata alla ja telli omale see töövihik. Et 33 eurot ja ma luban, et sa suudad oma sissetuleku poole aastaga 10-kordistada. Ja kui töövihik ei meeldi, siis maksan sulle raha tagasi ilma ühtegi küsimust esitamata. Aitäh, et kuulasid ja nägemist!